Tere hommikust, natuke viltu läks. Kaotsin oma selle, mul on tavaliselt, otse närvi. Kaotsin oma selle klubina ära, vaata, mis mul on, mis nagu kleeps või noh, see iminapal, ma ei tea, kus see on. Ja nüüd ma pean mingi sahtli vahel hoidma teed nagu loom. Ühesõnaga, täna on teisipäev, ma olin täiesti veendunud eile terve päeva, et on teisipäev. Aga täna on teisipäev ja mul on siuke ootamatu beauty day ja see sai alguse sellega. Ma lähen praegu too much informationiks, nii et ainult naisterahvad, keda huvitab shaveimine, palun vaadake siit edasi. Ühesõnaga, kes mind on kauem jälginud, teab, et ma käisin päris pikalt, käisin laseris, on ju. Aga tead, minul on nagu siuke asi, et kui midagi nagu töötab ja ma ei näe seda tulemust, ma mõtlen selles suhtes, ma käisin seal niimoodi, et mul kasvanud ühtegi karva, siis ma jäin nagu aina laisemaks ja laisemaks seal käimisega, kuigi ma pidingi käima nagu üliharva, aga ma ei läinud enam. Ja nüüd ma ei ole mingi 1,5 aastat käinud. Ja selle 1,5 aasta jooksul ülipikalt mul ei kasvanud kuskil ühtegi karva. Siis hakkas nagu vaikselt kasvama, aga nagu super hõredalt, nii et endiselt üldse ei häirinud. Aga nüüd 1,5 aastat hiljem ma olen jõudnud sinna punkti, kus ta nagu kasvab ja enne ma shave'isin ära ja oli fine, aga nüüd ma olen tagasi alguses, mis tähendab, mitte alguses mul ei kasvanud üldse nii palju karva, aga ma olen seal alguses tagasi, et kui ma shave'in, siis ma vihkan seda, saab mind sügelema ja see on gross ja see on rõve. Nii et ma lihtsalt kirjutasin Leilale ja ma olin mingi, kas sa saad mulle asap aja ja ta oli mingi, jep, ma saan sulle homseks, see oli eile. Nii, see on mul täna kell 3. Siis ma mõtlesin, kuhu ma juba lähen nagu kesklinna, nagu te teate, ma olen laagris, kesklinn on nii kaugel must, ma ei käi seal väga tihti. Siis ma mõtlesin, mul ei ole terve suve küüsi ka olnud ja see oli sellepärast, et vaata, ma murdsin ühe küüne nagu pull lihani välja ja siis mul küüned nii nõrgad endal siin all, et ma kogu loll panin vahepeal, kleepisin neid peale ja siis rebisin neid maha ja tegin seda olukorda ainult hullemaks, on ju. Et nüüd mul on lõpuks nagu nii kaugele kasvanud, et pole päris kuradi lihani. Pöidlad olid neemsed kõik hullemad. Ja ma lambist küsisin Made käest, et kas tal oleks lähiajal aega ja ülla, tal on ka tänaseks ja see oli siis 5:30. Siis ma olin nagu okei, aga mul on 1,5 tundi seal vahepeal kesklinnas olla. Äkki ma lõpuks saan kuskile kulmudesse, panin story'sse ja saate aru, ideaalne, sain 6 minti kaugusel sealt. Sain kulmude ja lash lifti ajaga. Et kõike muud iluvidine ma võin endale külge panna, aga üks asi, mida ma enam ei soovi panna, on ripsmepikendused. Sest et kuidagi see on mul siuke sensory overload ja ma ei saa oma silmi sügada ja ma vihkan seda. Mul on endal ka enam-vähem pikkusega ripsmed, nii et lash lift aitab täitsa hästi. Ja tead, ma pean tunnistama, et mul see juuste eest poputamine on nagu päris hästi. Tegelikult töödan, ma tean, et nad on nagu paar rootsukest, on ju. Aga täitsa okeid tegelikult, ega selles suhtes, et geneetika vastu ei saa, on ju, et sa võid igast imevigurit teha ja pea peal seista, aga ei ole midagi teha, kui jumal ei ole sul andnud paksusid juukseid. Ma olen kasutanud mingit uut, näitan teile mingit siukest K18 Future IQ, see muuseas pole veel isegi poodidesse müügile tulnud, mulle saadeti see katsetamiseks mingi 1,5 tagasi, pool otsas, ma nagu päris iga päev nüüd ei ole seda kasutanud, aga suht ütleme. Et ma ei tea, nagu te näete, mul on väga hõredad juuksed, Brigitte Susanne Unt nüüd hakkaks karjuma, et narkomaanidel ongi hõredad juuksed. Aga selle teooria järgi olen ma eluaeg narkomaan olnud, see ei ole midagi teha lapsest saadik. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et muidugi te saate aru, et ma lähen homme, panen endale uuesti pikendused. Aga ma mõtlesin, et ma seekord teen nagu seda, et ma ütlen, et ta paneks nagu vähe. Et eelmine kord, kui ma käisin, muidugi käin ühe Anna juures ja mulle väga meeldivad ta pikendused, tuleb neid lapse juukseid ja hästi väiksed kinnitused on tal. Aga kuidagi eelmine kord, ma ei tea, kas mul tuli neid nagu liiga palju, ma tundsin, et need on nagu rasked, need kiskusid just eriti siit eest poolt, et ma suht ruttu võtsin need ära. Seekord ma lihtsalt ütlen, et ta paneks mul natuke vähem. Ja siis mõtle homseks, te ei tunne mind ära, mul on küüned, mul on kulmud korras, tutsile. Muidugi see teid ei puuduta eriti, sest kui tihti te seda näete. Ja siis mul juuksed ka. Ja siis ma tõusen ära. Oi, veel teie kujutate. Nii kaua ma veel ei tõuse ära.
Kas siin midagi tarka veel öelda? Rääkides ära tõusmisest. Ei tea, kuidas see siia seotud on, aga 6 kilo juurde võtnud. Okei, võib-olla mingi 5. Ma ei tea, oleneb, mis maalt me nüüd hakkame mõõtma, aga ütleme 4. Ma olen kaalunud kogu aeg siuke... Ma tahan 50–52 on tegelikult vale, ma olen 52 olnud juba päris jupp aega. 52 selle ümber nagu tiirutanud kogu aeg. Ja siis nüüd ühel hetkel astun kaalule, vaatan 56. Ja palun ärge saage sellest valesti aru, see ei ole mina ütlemas, et 56 kilo kaaluda on palju. Absoluutselt mitte. Aga point on lihtsalt selles, et ma literally vitsutan 2 suupoolega ainult magusat. Nagu suumatsu pealt tatsub, loogiline, ma võtan siis juurde, on ju. Aga nagu te teate, ma olen kaalunud ka rohkem elus, kõige rohkem olingi vist. Ma mäletaks, ma olin 75 või 77, ma ei mäleta, aga nagu päris palju. Ja see hakkabki niimoodi. See hakkab niimoodi, et kõigepealt võtad nagu 2 kilo, mõtled, see on pohhui. Siis võtad 4 kilo, mõtled, see on ikka pohhui. Praegu ma olen nagu, ega see 56 on ikka palju, pole hullu. Siis järgmine ma 60, siis ma olen 70, siis ma olen 190, siis ma olen 920. See on minu loogika. Ma ei tea, miks ma seda räägin, sest ega ma midagi ei tee selle suhtes. Ma lihtsalt kurdan teile praegu, et teeme üks FaceTime'i. Räägin teile oma raskest elust. Sest et ma avastasin selle nüüd millal ma chat või seal Maljulandis rääkisin sellest inimestele. Mingi loetud päevad tagasi. Ja kas on mind takistanud edasi vitsutamast kõik head paremast? Kahjuks ei. Nii et võib-olla mul on suuremat kaalutõusu vaja, et hakata samme ette võtma, aga not yet. Ma eile viisin otsad kokku, et võib-olla mu see kerge kaalutõus on seotud sellega, kallid sõbrad, et mõni vend on siin umbes 3 nädalat olnud tupsuta ja veibita. Nagu te teate, mul on selle nikotiiniga siuke väga jube sõltuvus, nagu ma hakkasin hästi noorelt tegelikult tavalist suitsu tegema. Tegin väga pikalt, muidugi raseduste imetamise ajal mitte, aga siis kohe jälle hakkasin uuesti otsast pihta. Ja iga kord mul oli nagu see mõte, et ma pole nii ammu teinud, et savi, et ma teen ainult nagu peolühe, vaata. Aga mul on siuke tunne, et see on sama nagu mingi narkomaanide või alkohoolikutega, et nad ei saa peol teha ühe korra, sest mul on nagu sõbrannasid ja sõpru, kes mõnikord teevad näiteks veipi või midagi. Ala peol mingi väikse mahvikese. Mul on niimoodi, et ma teen peol väikse mahvikese, siis ma teen järgmine pidu. Siis ma juba lähen low-key sellepärast peole, et ma tahaks väikest mahvikest teha või väikest tupsukest teha. Ja siis ma nagu, ma ostan selle ühe karbi, vaata. Ja järgmine hetk ma olen full addicted niimoodi, et nüüd, kui ma lõpetasin, siis ma tegin veipi, ma tegin tupsu, ma olin nii kopp ees, ma tundsin, kuidas ma näen nii värdjas välja, kui see tups on alla, ja siis teen ka seda veipi, see on ka see on hästi, mulle ei meeldi see, nagu mulle meeldib teha veipi, aga mulle ei meeldi tegelikult, et ma olen addicted with something. Ja mind väga nagu pani mõtlema see, et ma sain ju tegelikult nii kaua olla ilma veebita. Ma olin, mingi hetk ma olin pool aastat, ma ei mäleta, pool aastat ei teinud enda tüdrukut õhtul eelmine aasta hakkasin uuesti tegema. Ja siis mõtlesin, et pohhu ja ma proovin. Ja nüüd selle 3 nädala jooksul mul on olnud väike tupsu tagasilangus ühe korra, aga ma annan selle endale andeks. Sellepärast, et arvestades, et ma tegin enne põhimõtteliselt mingi paki tupsu 24 tunni jooksul ja ühe veibi, siis tead, it's good, ma olen väga proud of myself ja kui sellest tuleneb ka siis see, et ma olen natuke juurde võtnud, siis tead, fuck it, so be it. It is what it is. Nüüd ma olen teid oma eluga kenasti kurssi viinud ja ma tegelikult tahtsin näidata, et ma hakkan väikest projektikest tegema. Ma ei tea, mis ettekujutlev mul on, et ma hakkan mingi hulluks nagu meistelda, et vaadati siuke prügikast, siuke jalgade peal prügikast. Siis ma mõtlesin, et kui mul on kodus need peel and stick, siuksed asjad. Et äkki ma panen nagu seda siia peale, siis mul on nagu siuke äge prügikast. Ma ei tea, kui raske see on, kas ma saan sellega hakkama. Või kumba ma peaks panema. See võib-olla sobiks mu köögiga rohkem. Ma ei tea.
ma proovin, aga mulle tuli vahepeal siin About You pakka, ma ei hakka teid sellega painama. Aga mulle meeldib see, et ma tellisin sealt eelmine kord need roosad lühkarid ja mulle väga meeldisid need, sest et siin ei ole seda argivahetriipu on ju, et seda camel toad ei ole ja et tal on taskud. Nii et ma tellisin neid veel minu meelest 3 erinevat värvi või 2, 3 värvi. Ja nüüd mul on lühkaritega head lood. Kahju ainult, et suvi läbi sai, aga noh, järgmine suvi on veel lühkareid vaja. Eks ma lähen kuskile reisile ka kindlasti, nii et I'm happy about it. Aga ma hakkan nüüd meisterdama ja hoidke mulle pöidleid, et see mul hästi välja tuleks. Ütlen kohe ära, see on väga raske. Oi, nüüd see on juba kokku kleepunud oota. Ma mõtlesin, et see on kergem. Ma näen TikTokis kogu aeg inimesi, kes piletavad nagu mööblit and shit ja see on nende käes alati nii lihtne. Ja tuleb välja, et in real life see ei ole nii lihtne. Ja ma ei saa aru, miks. Ma nagu panen ju sirgu siin. Miks sa lähed viltu? Sa oled täiesti siin vastas. Okei. Nii. Nagu... Saad küll. Kuidas? Aita ja loogin sellest. Nii. Oh, kuule, peaaegu. Mõtlen keegi siia alla nagu nii vaata ja otseselt. Et kas see on nagu täpselt või? Sest see ei saa ju olla nii täpselt siin. Äkki ma oleks pidanud enne tükkideks võtma ja siis nagu kiletama. Kuraat, võtku ma panin teid enne kokku. Okei, tead. See ei pea olema täiuslik, see peab olema lihtsalt tehtud. Keerulisem asi, mida ma kunagi elust ei ole. Oota. Nii. Okei. Oota. Okei. Peaaegu. Mingi on sees. Okei, oi, ikka külje sisse. Rullu. Tule. Perfect. Või noh, mitte perfect obviously, aga. Teiga mullid sisse. Not on my watch, baby girl. Okei. Ma mingi normilt piltu lõiganud, kas see käis siia? Ei. See käis siia. Oi. Kuidas see võimalik saab olla? See käis siia. Ka ei. Vaata, see käib siia poole. Okei. Nii. Mõtlen, siit pealt nagu natuke lõikan ära. Ja siis ülejäänud keeran nagu siia alla, vaata. Nii. I saw the sign. Okay. Slit. Nii. Siit ma nagu. Ma ei saa ju seda käepidet nagu siia sisse teha. Oi. No ütlen nii, et see ei ole täiuslik, aga see on tehtud. Aga ma ei sunni teid terve aeg vaatama, kuidas ma siin lubelen. Ma pärast tegin edasi. No nii. Kuule, tead, see tuli palju paremini välja, kui ma arvasin.
või noh, see pole veel valmis, aga varsti on valmis. Sust võib saada autode kiletaja niimoodi, tead see? 100% minust võib saada autode kiletaja, näite eriti seda. Ma tahangi näidata, no vaadake, nagu päris. See näitab, et see on inimese tehtud, mitte AI. No super. Ma tänan. Mõtlen, kuidas seda loogiliselt nüüd teha. Mõelge, nii nagu kaasa. Mul on vaja nagu mingit auku kuskile siia. Umbes. Naksad augu, okei. Nüüd lähed mööda seda auku nagu hästi sirgelt. Ma ei tea, kas ma läksin hästi sirgelt. Ei, ma ei läinud, kuidagi huvitub. Nii, aga nii, oota aga kas ei lähe nüüd kokku? Mitte eriti, aga tead. No, tead, see on nagu seal kuskil korteris tapeeti pandud. No... Seal korteris, kui ise väga jalga tõsta ei taha, aga noh. See, mis sa üüril annad. Ja, täpselt. Nii. No pole hullu. Mulle meeldib, kuidas ma teen oma vloge nii jätkupidevalt, et eelmine videoklipp oli... Ma ei oska rääkida. Kuidas ma kiletasin seda prügikasti, nüüd ma olen autos Andraga. See on nagu, sa digimuutisid. Prügikastist Andraks. Me oleme käima korra laost läbi ja lähme söömast. Ma ei ole ikka veel grammigi söönud. Sööma ja müüja ei lapsi hoidma. Kas sa mulle mainisid ka, et ta jääb lapsi hoidma? Ei maininud, aga küll ta näeb. Vaata, ma meikisin täna ennast, aga kulmi ei värvinud, sest ma olen kulmudesse. Ma olen nii kulmutu. Aga pole hullu. Me oleme Andraga siuksed skinny legendid, et see on täna meil esimene söök. Sind ei ole põhimõtteliselt nähagi kaamerast. Ja me võtsime selle eelroaks, siis ma võtsin suppi ja mis võtsid? Baod. Me tulime Snoobi. Viimati käisin Snoobis siis, kui me Kristinaga toidumärgitse saime. Aga pole hullu. Selles suhtes, et ma olen siin enne tuhandeid kordi ma ei ole siin käinud, aga ma olen siin... Sadu kindlasti. No 100 korda. No, kas ma olen ütleme 100 ringis. Ütleme, et ma olen 100 ringis. Ma olen mitmekümneid kordi siin käinud. Ja ma ei ole kunagi enne saanud ja ma ei karda. Vähemalt sa ei ole kärbest saanud. Kui me Andraga käisime Kallises, siis Andral lendas veinipokaali kärbes ja ta pani selle suhu ja siis ta võttis suure porikärbse enda suust välja. Sa räägid nagu ma selle... Kas sulle meeldis? Mulle väga meeldis, ma nautisin, ta oli hea krõmps. Andra lemmiktoit on nüüd kärbes, nii et ta tegelikult tellis kärbse pao. Nii, oi, miks mul ära kukub? Nii, Andra pao. Ja see on minu supike, raamenike. Näete, enne kurtsin, et nagu kilosid on juurde tulnud, aga nagu ma ka ütlesin, no ei saa mina üle ega ümber sellest väiksest sweet treatist. Vaadake, kui hea see välja näeb. Meil toit oli väga maitsev ja tahtsime arvet maksta, siis meil öeldi, et eelmisest kogemusest tulenevalt arvet ei pea tasuma, et see oli nende poolt. Ja ma ei tea, kas ma olen nagu ihne piece of shit, aga nüüd ma mõtlen küll, et kurat, et ma mingi suvalisele lõunale tulin, ma oleks võinud tulla õhtul eelroog, pearoog, pudel veini. Teine pudel veini, kolmas pudel veini. Aga ei. Aga noh, tead, tasuta on ikkagi hea midagi saada. Ja ma ei hoia üldse pikka viha, et ma eelmine kord nii pikalt sittisin. See on Skinny Legendi osa. Näete, nüüd ma jõudsin Leila juurde, siin ma käin karvutuks saamas, kaua sa mind näinud ei ole? Ma arvan, paar aastat. No näed, ja nüüd mul lõpuks oli vaja tagasi tulla, nii et teeme persse valjaks ja viskame pikali. Töö on kiire ja korralik, püksi ma teile ei näita, aga järgmine aeg on alles oktoobris, nii et nüüd ma ei tea, miks ma arvasin, et see kestab tund aega, sest et see kestis tunduvalt vähem. Mingi 20 minti, maks 30. Nii et nüüd ma saan rahulikult taksa tellida, sõita Kalamajja. Ma ei ole seal kunagi selle naise juures kulmudes käinud rüssantes, aga hope for the best. Ootan taksot ja Kossi imu on nii suur, tahaks teada, mida nad tahavad neist. Aga ei ole mina kirjavaras. Õhku või? Haiget said tagumikule? See rihma sees siia ja siis ma
okei. Nii. Ma tulin 5 lapsega nüüd Ülemistesse. Sina olid see 5 hea. Sellepärast, et esiteks Lende tahtis kindlasti minna Saarasse. Kõigil on vaja mingit kooli asju ja pärast seda me läheme sellest T1, nii et vaatame, las nad saavad siin oma shoppingu ka ära teha. Ma ei tea, miks mina muidugi seda pidin tegema nendega, aga eks ma ise seda sauku end kaevasin kuidagi. Noh. Mis sa, Marta, endal kavatsid siis valida? Ka kooliriideid või? Ei, need on vabad. Sa tahtsid endale pükse kindlasti saada, on ju? Ja veel? Mul on vaja koolikotti, see on kõige tähtsam. Koolikott või? Tavai. Seda kotti. Koerakotti või? Sina tahad seda endale või? Vaatame, mis see Luulu näitab meile, mis tema leidis endale. See on see, mis sind huvitab või? Oi, see on ju äge küll, jah? Võin? Võid küll, jah? Teeme su sünnipäeva shoppinguid, on ju? Mina just tulin. Ma pole saanud kunagi midagi proovida. Kuidas nii tunduvad? Ma arvan, et need on päris ägedad ka tegelikult. Uksi, kuule ära siin susserda praegu, Marta proovib ju. Nii, et siis mine vutima. Nende hunnik, mida tema kõik proovima hakkab ka nii. Ta on see, kes kogu aeg ütleb, et nii tumud tassikut. Kuule. No vot, nii. Võta isegi siia tagant on siin. Jumala uks avanes. Jumala uks avanes sulle. See on su komplekt esimene või? Meeldib sulle või? Kas püksid ei ole natuke kukekad või? Ei, on küll. On küll ja püksid peaks kindlasti madalamale minema. Ei pea. No sa ei saa ju nii käia. Ja püksid tuleks võtta, ma arvan, pikemad. Ja see pusa sulle meeldib niimoodi, et on lohvakas, jah? Jah. No vot, see on äge, jah? Aga püksid peaks panema pikemad. Jaa. Pikemad püksid ka. Lendu, sul on nüüd kohe pikemaid pükse, saad ka proovida. Jaa, see on tõesti, see on nagu koolivorm sul nüüd. Sinine sees ka. Ja need seelik ei ole, seeliks on tehtud üksid. Ja siis need Jaa. On või? See näeb väga äge välja. Ma saadan Emmele ka pilti, vaata. Vot, kuule nüüd on hea pikkus ka ju. Mis suuruse sa panid? Ma panin Suul tagasid. Jah, see on hea pikkus sulle. puhtad 90. Davai, see on väga hea. Panin üles, Nii. siis oli näha. Aga nende pükstega see on ka ju täitsa ilus tegelikult ju. Mul on kuskil siin, mul on siin punn. Jaa, see on väga ilus sul. Isegi nende pükstega sobib. Jah, davai. Pane ilusti kinni. Me ootame Marta järgi, meil on kotti täis asju juba praeguseks. Ja ma võtlen veel asju. Ühesõnaga, ja siis lähme võtame smoothisid ja tahaks siit ära minna. See on jällegi väga hea. On või? Lõhn. No aga siis valige enda lõht, see pisikene. Sa võtad selle, jah? Võta siis kinnises pakis endale. Ja sina võtsid selle või? No davai, siis on olemas. Paneme need ka siia, jah? Jah. See 5 lapsega koos poes olla on väga crazy tegelikult. Aga me saime hakkama, nii et nüüd smoothie ja siis mägi rolimisse. Väga hea. Ootan praegu taksot ja nii külm on, ei taibanud mina riidesse panna. Lambist leidsin siukse koha nagu plaadipood, aga samas see on ka kaltsukas. Huvitav. Ja näed, ma sain endale 2 kampsu, ma praegu hakkasin neitama. Ma saan neid kahjuks selga panna, siis nad natuke haisevad nagu kaltsukas. Nüüd ma pean välja mõtlema, kus kohas see ilusa lamb siin üldse on. Lähme otsime. Näed, üles leidsin. Siin on siuke vastuvõtt. See on administraator. Ta on väga intensiivne. Asi, mis mind siin elus hoiab selle karja keskel ausalt. Keeres kõigile, teeme koksu ka siis ja põks. No nii.
teised ka välja. Lendu jättis teid siia. Nii. Unustasid ära või? Hops. No nii. Lähme nüüd. Isiga olla. Sa ju oled minuga. Läheme. Nelja või? Skyparki. Nelja paisa. Nüüd läheme lõpuks Skyparki. Tüdrukud lähevad nüüd kõik ise Skyparki. Davai, tšau. Käepael ka, kellel puudu on. Võtsime nüüd otsapidi siis ronimisministeeriumisse ka, nii et ma ei olegi mitu nädalat ronimas käinud. Tundub huvitavuks või? See on higihais on selle nimi. Higilõhn on see. Nii roni, jah? See on, ma ütlen ausalt, see on ausalt öeldes tegelikult ägedam kui jõusaal ka, sellepärast see mulle meeldib. See on nagu hästi aktiivne, su kogu keha töötab ja aeg lendab siin ausalt öeldes. Ma ütlen ausalt, see on üks kõige väsitavamaid trenne üldse, aga see on mega mõnus tegelikult. See mõte, et ma pean jõusaalis käima seal tühja pumpama versus see, et sa saad siin tegelikult kogu kehatrenni. Ükskõik mis seina siis valid enda selle jaoks, siis ma ausalt soovitan. Isegi kui sa ei ole kunagi seda teinud, tule lihtsalt katseta. Ma usun, et see meeldib sulle, kui sa just kõrgust ei karda. Aga see tõesti paneb siin väga hästi proovile sind kogu su füüsise. Näete, jõudsime meie koju ja Maljule on lillekimp saadetud. See on küll väga cute. Nii, ops. Tere! Mis teil siin toimub? Hello, hello! Noh. Nii, lapsed, nüüd vaatame, mis me süüa saame teile pakkuda ja siis mina pean minema töö juurde veel. Tere, Peppo! Tere, Peppokene, kuidas sul läheb? Mis sa siin teed? Noh, nuusi. Mis asja? Iga kord, kui sa näed Peppat, sa nagu mingi, nagu esimest korda näeks, Peppa! See on nagu nägi Jumala. Peppa on armas. Siis see käed on lihtsalt kogemata mingi sõna oleks. Tegelikult ma otsin teile kausid, ma arvan. Kutsun issi, ma teen, kui ma ei tee enamat nägissi. Nii, mina tegin lastele makaroni ja hakkliha tomatipastat, nii et see on see, mis nad sööma peavad. Majas vaikus, kõik hakkasid sööma. Sa tahad juua veel või? Ma tahan klaasi. Mul on juua, aga mul ei ole klaasi. Ma annan sulle klaasi. Kahju, et ma ei saa süüa, siis mul pole kahvlit. Sul ei ole kahvlit või? Ei ole. Oi, ma nüüd tegin kimbuga lahti, võt see on Babee ja Istini poolt saadetud Maljule. Ilusat nädalat sulle ja su perele. Väga cute. Need on head koostööpartnerid. Kus siin kiidetakse, Marta ütles, et ta ei ole päris ammu nii head toitu saanud. Marta suust me kuule kunagi kiitust. Ta ütleb alati, et Issil on parem. Aga näe. Et ongi Issil parem toit, jah? Aga praegu maitseb see ka hästi, jah? Te hakkate nüüd Issiga challenge'it tegema. Ei, me ei tee challenge'it. Ma arvan, et teie Issi teebki kindlasti paremaid toite teie jaoks. See on okei. Me ei pea võistlema. Siis te armastate teda. Jah. Olge vait. Me ei tee ütlema, et mine üles vaata teisi asju nägida. Nii. See siia. Oi.
lollakas, mul polnud pusa seljas, jube kuradi pusaärikas, ise külmetan igal pool. Mul on kõht nii tüki. Oh jumal, kui ma lõpuks nüüd vaatan enda kulme ise ka, keegi on nii ätist nosinud. Ja natuke kohatist ka, aga pole hullu. Ühesõnaga, oi, ma olen väga rahul oma ripsmete ja kulmudega. Ollala, I love it. Küüned on ka nüüd mul olemas. Mu tehnik ütles, et ma käisin viimati veebruaris. Enne reisi siis või? Vist jah. What the fuck? Pool aastat pole küüseld. Miks ma ennast piinasin, ma ei tea. Miks ma tahtsin välja näha väikeste tümpnäppudega, seda teeb ainult Jeesus. Aga I'm back, baby. Homme saan juuksed ka ja siis on juba täitsa inimese nägu peas. Aga mul nii külm, nüüd ma sõin seda jäätist. Kas mul oli vaja seda jäätist süüa? Oli küll. Võt, selline tore pühapäev. Täna vist teisipäev. Vaatame, mis homme saab. Ma lihtsalt näitan, et see on see, milline see kõik siin näeb välja, kui lapsed lähevad nii-öelda magama ja lihtsalt hommikul imekombel on selle siin korda tehtud kõik.